Kuule, see on jumala hea mashup ju. Kuule, meist võib veel asja saada. Jaa, kui külm ära ei võta. Ega tolla loll ei ole. Oleme siin uut rekordit tegemas. Kuule, see muusika jääb vait ka. Oota, see ära. Mõtlesin, et hakkab uuesti otsast. Ja, no väga hea. Keegi vähemalt on meist õppinud DJ. Uus rekord saate salvestamise kellaaja osas, et... Ehtelil on juba uneaeg. Mul on juba uneaeg. Sõna otseses mõttes. Tere, head vaatajad ja kuulajad. Tere, head vaatajad, kuulajad. Mitmes episood meil käima läinud on? Who cares? 7 vist. Who cares? Reaalselt. Potato. Vahet ei ole, kõik on juba niikuinii üheks sulanud kokku. Meil on never ending season. üks hooaeg, mis kestab. Nagu Õnne 13. Ilgelt episood, aga millestki räägitud nagu ei ole. Eelmises episoodis nädal tagasi me, kes kuulasid, kes ei kuulanud, lubasime, et teeme selle episoodi siis vandenõu teooriatest. Nad ei mäletanudki, sa tuletasid meelde neile. Ma tuletan neile meelde sellepärast, et me lükkasime... Või sa arvad, et mingi Hando Tõnumaa juba? Et me... Vabandust. Mul on kurk väga valus, ma vast ei räägi miks. Aga... No okei, davai. Aga... Siin on variante päris mitmeid. Ära mõtle kõige hullemat. Kevadtuul, see viib mind sinna. Mis laul see on? Kõlab nagu jäi lugu. Jaa. Okei. Aga nädala pärast teeme selle osa, nii et kes veel ei ole jõudnud meile panna oma vandenõu teooriat teile, siis saate seda veel teha, sest me ei väga ei jõudnud välja reklaamida ka. Simon siin oli magamata öid raadios, paigaldas juhtmeid, võttis juhtmeid. Mitte ainult, ma käisin kontserditel, ma käisin pidudel, ma käisin koolis, sinu koolis käisin. Kus koolis sa käisid? No me jõuame siin. Põlvas. Ma ei käinud Põlvas, ma käisin Värskas. See oli see, kuhu mind kutsuti. Ma soovitasin, et kirjutage Simonile. Oli Katrin Lusti kohal? Ei olnud Katrin Lusti kohal. Kes olid seal siis? Seal oli, ma ei saa öelda. Ei või rääkida sellest või? Sa ei ole mu Instagrami storisid järelikult vaatanud. Ma ei ole jõudnud ja ma räägin mu See on palju huvitavam, räägime sellest parem. Ei, aga kui me juba siia jõudsime, siis räägi ära. Mina tahan teada, sest mind kutsuti ka sinna Värskasse. Kedagi ei huvita see kooli jutt nüüd, kui kõik tahavad teada, miks su kurk valus on. Rääkisid raadiotööst seal, jah? Meediast, jah. Meediast. Kas lapsed olid väga põnevil ja huvitatud? Nad olid hirmus põnevil, jah. Aga kes need ülejäänud jutuvestjad seal olid siis? Seal olid Delfi ajakirjanikud ja seal oli Artjom Savitski ja Simon J. Rohkem jäänud kedagi. Aga kuidas teil see ülesehitus oli ükskõik samas ruumis või? Ei olnud ikka seal erinevad ruumid, ma olin ajalooklassis äkki. See klass, kuhu mina väga hästi Venemaal õpetajaks sobiks. Ja täpselt. Ja siis pärast olime selles imepisikeses nunnus aulas ka. Värskas ma tõesti koolis ei ole käinud, ma olen käinud Miktamäel räpinas. Kuidas sa seda ütlesid? Miktamäel. See ei olegi Mikitamäe või? On küll Mikitamäe, aga mulle veidib Miktamäe öelda. Kas see on nagu mingi kohalikus slängis või? See on minu släng. Sinu huud või? It's my hood. Kaugel see sinu sünnikodust on siis? Sinu talukohast? Seal ma kusjuures elasin oma imiku ja kõik värgid. Kas seal kandi inimesed ütlevadki mis see siis? Miktamäe. Miktamäe. Ei ütle, mina ütlen neid. Ainult sina või? Kas sa ütled ketšup ütled ka kepsut või? Kepsut. Ja Põlvas ka siis olen koolis käinud, et ma olen neid koole omajagu läbi käinud. Küll oma lühikese elu jooksul. Elukool ja Värska, Põlva. Jah. Mis kool veel? Värskas ma ei ole jätkuvalt käinud. Muusikakoolis olen ka käinud. Kes käis seal koolis siis? Ma ei teagi, sinu klassiõde kuskilt käis seal. Ei käinud või? Mis asja, ma olen midagi segamini või? Võib-olla küll tead sealt Miktamäelt kõik läksid laiali igas suunas. Mäe pealt veeresid alla kõik. Kus koolis sa käinud oled oma elu jooksul? Mina olen käinud ainult elukoolis. Ainult elukoolis. Põhikool ja kõik vahel ja sa olid nagu
mind ei võetud Straight kuhugi from the hood. Lasteaias sain nagu basic knowledge'i. Meil oli veel nagu siuke lasteaed, kus oli pool lasteaeda ja üks tiib oli venelased ja teine tiib oli eestlased. Seal ma sain kohe siukse street knowledge'i kätte. Meil oli nagu iga talv oli lasteaias oli lumesõda, eestlased versus venelased. See kõlab nagu uus telesaade, mida Nad panid juba siis, ma ei tea, lumekuulide sisse kive või midagi siukest. Jaa, tänapäeval pannakse juba neid raseeri ja neid. Sellest ma ei tea midagi. Räägi, mida sa paned lumekuulide sisse ehtel? Lumekuulide sisse, ma arvan, et võib-olla pannakse ka juba, aga ma tean, et nende laste mänguväljakute, nende slaidide peal on olnud neid siletiteri ja koera majuseid. See on nagu mingi haige teema, see on mingi sadistid, mingid psychopaths, mingid sõgedad inimesed, Jab. mingid Jeffrey Dahmerid. Ja. Mingi sinna kategooriasse kuuluvad tegelast. Päris õudne. Aga kuna sa oled tšikli endale ostnud nahktagi seljas ja ketid läigivad ja värgid särgid ja ilma ilusaks näinud. Eestis on nii külm. Oh my god, no räägi siis, kus sa reisil käisid, et Eestis on nii külm. Teil siin Eestis on nii külm. Ei, aga päriselt ma kuulsin, et nädalavahetusel teil tuli lund siin ja värki. Ja... Meil tuli, sul tuli ka, sa elad ka Eestis. Sa lihtsalt käisid korraks puhkamas mingi 3 päeva. Teil siin sadas lund. Ma ei saa nimetada seda meil siin valmivad õunad. Meil seal Adam Noppi seevat. Poolas või? Päris kindlasti kohe ma. Aga jah, lugu on see, et see viimane nädal on olnud nii crazy, et me ei ole jõudnud ette valmistada ja me tahaks natukene teile ka rohkem aega anda, sest me ei jõudnud seda isegi sotsiaalmeedias välja hõigata ja üleüldse terve see nädal me oleme sotsiaalmeedias üsna vaiksed olnud, aga... Ma ei saa aru, mida meil üldse ette valmistada vaja on. Meil nagu iga kord sa paned meie selle jutule ainult pidurid, keerad kraani kinni, et nagu ärme räägi nii palju ka. Nagu. Lõpetame ära, tõmbame otsad kokku. Sul on ikka vaja mingit teemat ette anda. Me oleme juba rääkinud siin 8 minutit peaaegu või mida iganes. Jah, noh, nii on, jah. Aga täna me teeme natuke lühema saate, sest tõepoolest... Ei tee 1,5 tundi või mitte midagi. Vaadake, ta meelitas mu kohale, ütles, et davai, teeme ära tunniga. Ma ütlesin, ma olen nõus ainult siis tulema. Ma ei saa aru, isegi Aktuaalne kaamera pole veel eetrisse läinud. Ta on juba nagu, ta käitub nagu kell 1:30 öösel nagu. Mida sa tegid seal Poolas? Odavat Poola kaupa vaatamas. Tead, ei olegi enam nii odav Poolas, kui aus olla. Ma võin mürki võtta, et odavam kui Eestis. Jah, seda nüüd küll. Varssavi kesklinnas võib-olla jah, ei ole nii odav. Ikka odavam kui Tartus. Tartu kesklinnas. Jah. Poola mulle meeldib jumala äge kohta minu arust. Jah, on äge, peab tagasi minema, sest meil ei päris palju tegemata selle nädala jooksul. Neljapäeval läksime siis lennuki peale ja kui me lennuki peale läksime, siis meie selja taga oli hunnik poismehi. Nad läksid poismeeste pidu pidama siis sinna Poola ja siis neil oli vaja pilti koos minuga teha, sest mul oli blond pea. Oli? Enam ei ole? Oli veel. Mis on juust? Okei, aina põnevamaks läheb. Ja, kas pärast pilti enam või pärast reisi tõmbasid alliks või? ma ütlen. Ma vaatasin need stories'id sinu Instagramist ja mõtlesin täpselt sama. No jomma jo. Kusjuures ma täna terve päev tegin seda reisivideot ja sõgedad pihvid olid seal koos ikka, muud ei oska öelda. Ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen sulle, kes oled sina. Need olid mu sõbrannad. No see õde oli vanem sinust või? Mõlemad on vanemad. 2 õde oli kaasas? Ja nad olid kaasa, siis oli üks sugulane ja paar sõbrannad ka. Sa oledki siis pesamuna? Ja ma olin see kõige noorem. Tavaliselt öeldakse, et esimene läheb aia taha ju. No...
ei oskagi kohe midagi kosta selle peale. Tervitan kohe siinkohal oma vanemat õde, kes kuulab seda podcasti suurima huviga. Vanem õde, I feel you, nagu ma olen ka vanem vend ja mul on nagu ka, kõik on öelnud alati, et esimene läheb aia taha, ma arvan, et sulle ka seda kunagi öelnud. Su ma ei tea, kes, su keegi lähikondlastest, kas naljana või mitte. I feel you. Meie peres oli nagu vastupidi, et esimene sai kõige rohkem peksa ja selle viimasega oli, et läheb kuhu läheb. Enam-vähem. Kõige rohkem peksa siis, et ole nagu, ole tubli inimene või? Jah, et ei käi kuskil pidudel ja aga noh, minuga vanemad enam ei jaksa. Mis hetkest nad loobusid? Kui vana sa olid? See pobr, see las läheb. Kui vana sa olid, kui nad loobusid? Proovimast. Ma ei tea. Jah, see on ideaalne siia. Aga siis läksime lennuki peale ja tuli välja, et need samad poissmehed istusid siis meil täpselt 2 rida meist eestlased siis? Eestlased, jah. Ja tegime väikse inteka nendega ka enne lennuki peale minekut. Inteka? Eesti raadiosse. Me olime valmistunud ikkagi, mul oli see news mikrofon kaasas, mis pidas vastu täpselt 2 ööpäeva ja siis ta kuskile klubi vetsu jäi prügikasti. Tegelikult see Rode oma või? Ei. Meil oli mingi Hiina värk. Jaa, mul õde kuule, üks saate teema, AliExpress ja Temu. Sina oskad väga palju rääkida sellest. Ja Shein. Sealt olen minagi tellinud. Jaa. Pane kirja. Neid naftahaisulisi. Jamie on siin nädal aega üksis tutis passinud. Ja 4 päeval me jõudsime suht hilja Krakowisse. Ega siis me väga ei jõudnud. Krakowis või? Krakowis käisime meie, jah. Ja siis me väga ei jõudnud midagi teha, aga see-eest reedel läks täie rinnaga. Kuule, kas Krakowi vorst on mingi Krakowi teema või see on nagu Moskva vorst eestlastel või nagu? Ma ei tea. Ei olnud seal igal pool neid ümareid Ei, seal olid rõngasse keeratud vorste. Sai oli teemas. Selle nädala jooksul sai nii palju sai ära söödud, et kui ma siin enne langutasin ka, siis nüüd see kaal on tõngutamas. Jopenbu. Ma räägin. Mis sul see kaal siis? Palju tõusis? 2 kilo tuli juurde. See ei ole midagi ju. Jah, paar päeva ei söö, üks kõhugripp. Sul on kõhugripp või? Ei ole. Veel, kuigi. Oli veits kaatlane, kui ma kord käisin. Meil seal nii mõnigi tüdruk pidi mõned päevad kodus veetma. Kodus puristama või? Jah, et kas see oli siis alkoholist või austrid või mis, aga... Mõlemad ilmselt kõik asjad. Storid järgi ütleksid mõlemad. Reedel. Kas sul on see highlightsides olemas kuskil Instas või? Et inimesed ei saa minna vaatama? Ei, nad lähevad kõik. Mingi Iraani droon lendas üle, kuulsid? Ei kuulnud. Täna hommikul oli jälle mingisugune see teavitus, et mingi õhueire või midagi. Ja ma sain aru, et ma täna hommikul, et ma saaks täiega surma, sest mul ei olnud öösel SIM-kaarti telefonis sees, ma kuivatasin oma telefoni. Ja siis kui sa oleks seda sõnumit näinud, sa oleks juba varjendis selle. Ja. Kuhu ihast teed telli taha või? Hotelli alla sinna bowlingut mängigu. Kuidas sa naerad, see on parim võimalus ihastust. Ja kusjuures me käisime Poolas seal soolakaevanduses ka ja see oli 135 meetrit siis maa alla minek ja ekskursioon hakkas nii, et meid viidi treppidest alla kogu see maa ja me jõudsime sinna alla ära ja meie sääremarjad juba valutsid ja siis mees oli nagu mingi 8000 sammu veel, et siis on nagu see tuur läbi ja siis ma küsisin ka pärast selle giidi käest, et kas nagu teil on Poolas öeldud ka, et see on mingi ametlik varjumispaik või kuhu teil nagu tulevad need nii-öelda valitsuse tähtsad ninad kohale, kui peaks asi pahasti minema, siis see giid ütles mulle, et ma ei tea, meil siin Poolas küll ühtegi sõda pole ja ei tule ka, et me oleme nii rahulik riik, et me ei ole isegi arutanud sükest asja, aga no kui teil seal Eestis hapuks läheb, siis tulge siia soolakaevandusse veitu. Tead, Poolal on täna juba nii võimas sõjavägi, et vaatad kõige võimsam pärast Ukrainat siin Euroopa kandis, nii et. Pärast Ukrainat. Ja, täna on ikkagi number 1 Ukrainal ei lähe väga hästi, nagu ma arvasin. Number 1 sõjavägi Euroopas on täna Ukraina. Seda on ütlenud kõik Euroopa riigid ja ka USA seal hulgas. See on ju masendav. Miks see masendav on? Ma arust nagu me võiks ka nagu tasemel olla ju.
selleks ajaks nüüd? meie või? Või nagu me oleme kõik oma asjad meil on üks helikopter. Seda ma räägin. Ja see on ka piirivalve oma. Jälle oleme helikopterite juures tagasi. See on tegelikult jah. Raivo Heina helikopteriga on 2 tükki. Krossiga 3. Oota, aga kes nad kokku põrkasid? No ja neid enam ei ole ju. Jah. Ongi 2 tükki alles. Kes need olid? Üks on mingi ärimees ja siis oli Sõnajalg üks või? Ja. Vist oli jah. No jah, järjest vähemaks jääb. Kopterid ka varsti ei ole. 4 kopterit ja need ka põrkavad oma vahel kokku. Nii tüüpilised eestlased lihtsalt. Mis me veel ära hävitame? Majanduse? Oh shit, me juba tegime. Rahvuse või? Oh shit, 20 aastat oleme lihtsalt nagu lasknud õppida võõrkeeles ühel rahvusgrupil. Kellel? Kellel veel? Lätlastel. See ei ole näinud neid Läti koole meil siin igal pool või? Kurgi lätlased. Mul aju ei protsessi enam sellisel kellaajal täistuuridel. Kuradi lätlased. Aga... Kõigepealt hakkavad meie alkot müüma. Hakkavad meie Tartu õlletehase toodangut odavamalt müüma Valkas. Ja siis nüüd ja juulist tuleb Eestis seadus, et kui sa tellid seenist emust asju, siis sa maksad juurde, nii et nüüd ma pean Lätti hakkama asju ka veel tellima Valka. Kuule, aga mingi uudis oli ka ju siin paar nädalat tagasi, et tehti kindlaks ikkagi, et kõik need riided, mis seenist tellitud on, et need on nii palju neid vähki tekitavaid aineid täis, et... Ja muidugi, nagu need teised asjad ei oleks, mis siin mingid QS-id ja asjad on, kõik tulevad kuradi ühest kohast. Keda te lollitada püüate? No kui me räägime sünteetikast, siis põhimõtteliselt küll, jah. Lihtsalt võib-olla ühed on natuke rohkem enne läbi pestud, et... No selles mõttes seda ma nõustun, et nagu kui sa tellid, siis pese läbi enne kui kannad, vaata. Jaa, no tegelikult peaks igalt poolt ostetud mingi kraami. Osad, ma ei tea... Ikkagi ma arvan, ma ei mäleta küll, aga ma arvan mingi H&M või midagi sellist. Ma olen ka pannud ikkagi nagu otse selga poest ostetuna ja siis käid kuskil ära mingil üritusel, võib-olla kus on natuke palavam ka, võib-olla klubis ja siis lähed koju ja siis on need riide kiude, vaata terve keha täis, sul ei ole olnud seda või? Kaenlalused on küll olnud, jah? Jaa, mida iganes ja kuhu, mida. Ja nabaaugus näiteks. Jah, võib-olla. Ma ei ole sinna vaatanud peale pidu. Ei, tegelikult on jah. Võiks vaadata küll ikkagi rohkem, mida selga panna, aga ma ütlen ausalt, tegelikult on praegu jumal pohhui. Kas mul on mingi sünteetika seljas või mitte, mind nagu ei... Ma ei tea, no võib-olla mul ei ole nii hullu sünteetikat nagu, mis nagu nii hullult nagu häiriks või ärritaks või whatever, aga mul on tegelikult suhteliselt pohhui, mind küll ei häiri. Jah. Kui just mingi sügelema ja või midagi. Ei, üks asi on, kui on vaja midagi pikka maad käia, siis ei tohi küll mingit sünteetilist sokki jalas olla või nagu lähed kuhugi festivalile, siis peaks ikkagi mingi puuvillane asi jalas olema. See õõrub kohe vaata jala ära. Seda ma ei teadnud. No ilmselgelt naisterahvas uksest ukseni otse autost tuppa ja... Kusjuures ma panin uute kingadega 5 kilomeetrit Poolas ja polnud mingit probleemi. Sa olid ju maani täis. Okei, ma ei usu, et maani täis, aga švipsis ikka olid ju. Reedel ma olin päris purjus. Põhjus on väga lihtne, sest me käisime ühes kohalikus poes ja me ütlesime, et anna meile neid jooke, mida siis Poolas, mis on Poolas rahvusjook, nagu meil on siin vana Tallinn või midagi. Ja neil olid siuksed värvilised pudelid, mingi erinevad viinad. Poolas palsams. Ei ole Poolas palsams, ta on nagu mingi sipilika või mingi siuke jook. Ma ostsin koju ka kaasa seda kirsi oma. Oota, mis tüüpi jook ta on siis? Ta on nagu viin erinevate maitsetega. Seal oli nagu kõige populaarsem, kõige see autentsem oli siis kirsi oma ja sellel oli lausa seal Krakowis oli oma baar, läksid sisse, siis kõik oli nagu seda punast kirsijooki täis ja siis otse vaadist valasid ja tõesti nagu väga hea oli. Aga too, mis me sealt Carrefourist ostsime sealt erinevaid maitsed, mingi kaktuse maitseline. No, ma ei tea, mingi 4-5 erinevat maitset. Tekiila maitseline. Ta ei olnud tekiila, ta oli nagu suht nagu siirup. Ja meie mõtlesime, panime kohe
tassid täis on ju, et kuradi tassid täis. hakkame laskma. Oma kruusid kaasas plekist, ikka Ida-Euroopast. Et hakkame laskma ja siis jõid nagu vett, tead seal seda viina ja siis said aru, et no päris nii ei jooda, et seda pannakse pitsist nagu said aru, et see ikka päris Hansa ei ole, jah? Jah, et ei ole nagu siuke ei kõlba see Setomaa naisele. Ja siis reedel käisime väga palju väga, toidufestival oli terve nädalavahetus seal, mingi hull-möll käis. Seal oli nagu Emajõgi jooksis talking, toidufestival. Jah, Emajõgi jooksis läbi Krakowi, aga see oli 3 korda laiem kui meie Emajõgi. Aga see oli Emajõgi? Me kutsusime seda Emajõeks. Okay. Siis me käisime seal peal paadiga sõitmas, käisime vaateratta peal, 3 inimest 6 kartsid kõrgus. Londonis käisid või? Londonis on vaateratas. Mul õde ostis piletid ja ütles, et please tickets for London Eye. Oh my god. Ja siis me käisime... Mina ütlen ausalt, ma tahaks seda uncut versiooni näha sellest reisivideost. Ma juba tean, et sa cutid need kõige ägedamad kohad välja. Mõned on siuksed, mis võivad pahandusi tekitada. Kas saab teha, saab seda uncut versiooni ka näha või? Sa pead tegema pärast näidata sulle, mis mul siin telefonis leidub. Sul pidi jube kiire olema kuhugi. Kui me saame tunniga salvestatud, me oleme 20 minutit juba lobised. No, aga me käisime Kalossis. Kalossis? Ja seal all elas draakon kunagi. Kalossiel elas draakon. Ja see draakon purskas tuld suust iga 2 minuti tagant. Ja siis me käisime seal... Üks äge. Kalossi all elas draakon. Kaloss. Kalossi all. Kaloss. Elas draakon ja ta purskas iga 2 minuti tagant tuld. See kõlab nagu Poola muinasjutt, ma tean. Ja me käisime seal... Ma tahaks ka seda Poola rahvusjogi ju proovida. Minge ka Krakowisse, Visseriga saab suht hea hinnaga. Ja see on midagi sinna kanti siis nagu absinte. Nagu päris absint. Et ikka katus sõidab ja. Ei, mitte selles mõttes, ta on nagu viin, maitseviin. Okay. Maitseviin, jah. Kuule, siit mul tegelikult tuli, ma tahtsin öelda, aga ma ei tahtnud vahele segada, siis mul läks meelest ära nagu ikka. Lätlastel on Rigas Balsams. Yeah. Neil on ka mõeldud välja igast mingid uusi maitseid. Mingi pistaatsia, Rigas Balsams, šokolados. Neil oli... Mustikano mingid, mis iganes. Latvias, Rigas Balsams, Ehtels. Jagubaskaus. Ja, et siin kohal on Liviko. On ju Liviko Vanatallinn? Ikka muidugi on. On ju. Liviko Marek näiteks, kes mul sõbralistis on, jälgib ka mind, et no tehke Vanatallinna, me oleme kõik seda mingit Vanatallinna, seda koore, likööri või mis iganes see mingi kreemine variant, me oleme juba proovinud seda. Pange ka mingit mustikat, värki-särki juurde, jõhvikat. Teeme mingid erinevaid. Proovime. Me tuleme Simoniga degusteerima teile tehasesse. Ja, me tuleme ja me võime välja valida uued maitsed. Ehtel on... Me teeme šaakalite Vanatallinna. Ei taha mingit šaakali maitsega, nagu see on mingi... Šaakal sööb mingi korjuseid. Ma saan aru, et sulle meeldivad pudelipõhjad, aga... Since I was free. Aga ei, no mina tahaks ikka midagi, no ma ei tea, mingi marja maitsega. Vaarika Vanatallinn. Kas oled juba proovinud seda Keeli Sükiaineni uut jooki või? Olen kusjuures ühte maitset proovisin, ma ei tea kumba. Mis maitsega oli siis? Ma ei tea. Normi maitsega oli. Hästi palju mulje, mulle meeldis. Ma tea. Kuule sinna Mikutamäe või mis oli? Mikumäe. Ma ei ole 3 kuud ei olnud normaalselt joodud ja nüüd nädal aega sai niimoodi tagant järgi. Siia mainanud tunda. Ma räägin, mul oli oma vanemast õest kahju, kes pidi öösiti minu kõrval magamast. Ma haisesin nagu endale alkoholi haisud järgi. Endel? Endel Hainso. Ma olin Endel. Mul isegi grupis on nimeks pandud Endel. No jah, no ma ei tea, kurb. Siis me käisime kirikus ka. Mitu ikooni põlema läks, kui sa sinna sisse astusid?
kusjuures üks oli süsimust. Ma ei ole süsimusta. Kirikupapp tuli ukse all, no, kõik võivad, aga sina palun ei. Ma ei ole süsimusta seda Jeesus Preslit näinud veel risti küljes. Käisite kuskil gospel kirikus või? Ja seal all olid siis need... Või miks süsimusta? Et põlema läks või? Ta oligi süsimust. Läkski põlema pärast oli süsimust või? Ei tea, kurat seda teab. Nagu päriselt oli, Jeesus oli süsimust või? Ja süsimust, jah. Ma ei tea, kas ma leian Neil korsten ajab süsse, ma arvan. Ja siis käisime seal kiriku all ka, seal olid sarkofaagid ja sinna olid siis maetud erinevad kuningad. Egiptuses käisid või kus sa käisid? Ei, seal päriselt olid ja jumala põnev oli seal lugeda, kes maetud oli. Kõige viimane inimene, kes sinna kirstu pandud oli Elvis Presley. oli Poola president, kes hukkus koos oma abikaasaga aastal 2010 lennuõnnetuses ja nad olid ka sinna alla pandud. Juhuslikult lennuõnnetuses. Ma ei tea, mäletan, mingi uudis kunagi oli küll, aga suht noorelt läksid ja siis, kui me pärast Vahakujude muuseumisse läksime, siis me nägime ma ei ole kuulnudki, et 2010, muidugi ma olin laps ka, 2010, siis 18, aga... Poola president lennuõnnetuses hukkus koos oma abikaasaga ja tegelikult on veits nagu hirmuäratav mõelda, et sa oled mingi riigi president ja sind pannakse pärast kuskile kiriku alla kivist kasti, kus kõik saavad siin näppida ja vaadata ja mingi nagu see on minu pähe see nagu ei mahtunud, et tundub nagu natukene veider. Aga ma ei saagi sulle näidata, sest mul on seal kaameras on video. Ma küsisin ChatGPT käest, et kes lasi Poola presidendi alla. Ta ütleb, et millest sa räägid? Lennuõnnetust küsi. 2010 aasta. Mingi lennuõnnetus, jah? Okei. Lennuõnnetus oli Poola presidendiga Endel Hainsoo väidab seda. Pane, mis ta vastab häälega? Oota, ma juba panin teistmoodi tekstina. Igav. Kui Ehtel peab silmas seda tuntud juhtumit, siis jah, Poola president Lech Kaczynski hukkus 10. aprillil 2010 Smolenski lennuõnnetus. Smolensk on Venemaal! Seal kipuvad tihti peale need lennukid alla kukkuma ja inimesed aknast alla kukkuma ja... Ootagi, mis meil selle oli? Mürgitatud saama Euroopas lambist ja... Tuli mingit uudist ka selle drooni kohta siis või mis droon nüüd siis, kus oli täna? Mul pole seekord õrna aimu ka. Ei ole, ma ei ole jõudnud uudiseid jälgida. Mul on olnud tõesti väga kiire terve päev otsa. Aga katusepaari leidsime üles paadiga, käisime sõitma, siis me läksime koju jooma, jõime vist palju, läksime linna ja siis me läksime sinna Krakowi keskväljakule ja seal käis see pidu, mis... seal käis see pidu, mida... No, that's a first timer. Mis asi see praegu oli? Mida mina olen näinud, et Roomas toimuvad kesköösiti, kus lastakse keskväljakul mussi ja rahvas möllab ja iga õhtu oli Krakowis sama teema. Mingi vend tõi oma suure JBL-i sinna ja pandi mussi, siis käis ma ei tea neid sõnu, aga jõhker. Mingi poolakeelne laulis? Ei, see on see Itaalia laul, see ma ei tea. Sa oled ise ka DJ. Et see on nagu, pane midagi head. No tead seda lugu, see Davai, pane see lugu, see Vladislav. Davai, pane Vladislav. Või see Vladislav. Jah. Ei tea. Ei pane. Aga... Ma ei saa siiamaani üle, mul kukkus mikker maha või nagu mikri jalg kukkus aga ümber. Päeval siis need poismehed otsisid minu õe ülesse. Tegelt? Ja neil jäi... Terve Krakowi pealt? Ei, nagu sotsiaalmeediast otsisid üles, sest nad ikka tutvustasid ja nimi jäi meelde. Lihtne nimi ka. Sind ka leiti või? Ei, õnneks ei leitud. Aga siis nad reedel siis kirjutasid, et mis me siis teeme. Nad ilmselt vaatasid, et liiga suur tükk, mida hammustada. Oma naine. Ma räägin, ma hirmutasin seal ilmselt nii mõnegi jalgratturi ratta pealt maha. Ilma naljata. Sest... Oh my god, teades sind ma imestan. Kui te olete näinud neid videoid, kus öösel naistega klubist lähete, siis sa pead käima niimoodi, siis pane 7 korda juurde, see oli mina.
ja ma tegin mulle õudsat häält ka. Miks mul ei ole ka häält ja need poissmehed siis leidsid meid üles sealt väljaku pealt ja siis nad olid, et me läheme kluppi. tulge ka. Siis me olime nagu mingi okei, davai, lähme, et seltsis segasem ja siis me läksime karaokebaari ja siis ma laulsin seal oma hääle ära. Muidugi kõige paremad lood ka, mida kunagi laulda ei tohiks üks normaalne naisterahvas. Lihtsalt nagu vokaalselt väga võimekas pead olema, et neid laulda, aga no seda ilmselt... Mida sa laulsid siis? Ma ei mäleta enam. Ma veel kuulasin täna neid videoid. Midagi vana head, midagi Arnoldilt näiteks. Ei, need olid ikkagi... Vihmapiisk on väike. Ikkagi välismaa lood olid need. Ma võin isegi äkki siia mikrofoni lasta. Ma saan ära ühendada. Ole see. Ei, tegelikult ei lase. Ühenda ära. Kuidas seda ühendada saab? Bluetooth või? Võtan siit... jah. Bluetoothiga. Nüüd olete... Rodecaster Pro 2. I have found you 088, midagi sükest. 88738 või 83. Ongi nüüd ühendatud või? Ei, laeb. Ja... ei ühendatud on jah. Vaatame, kas me saame... Pane. Täna tüdrukud õnneks jagasid kogu materjali minuga, et saab siin... Mingi poberkurvar ja miks tuleb siit nüüd? Kusjuures me guugeldasime, mis see kurva tähendab ja no väga ei tohi kõva... Ei teadnud, mis tähendab kurva või? Ei teadnud, jah. Ma olin seal esimest 2 päeva poberkurva. See on nagu Kesk-Euroopas kõige enim kasutatud sõna, ma arvan, Tšehhi ja Poola ja kõik. On ka nii? Minu arust küll, jah. Oota, kus meil nüüd on? Ma räägin, seda materjali on selles mõttes nagu üsna palju, et ühe leidsin. Lasen või? No pane. Oota, kas see... Vaata, et me copyrighted ei saa ära üle 13 sekundi lase. Ei no siit ei ole mingit copyrighti oodata. See on Wonderwall ju. Ei ole Backstreet Boys. Pane nüüd kinni muidu copyright, et YouTube'is on ilma helita episood. Ainult pilt. Tean, et... Episoodi põhihetk on, kui mikker kukub maa. Üks jagas veel, aga kus see on? Ma arvan, et ärme rohkem kuula. Ei, me tahame kuulata. Me tahame kuulata neid mingeid videosid. Ekraanil ei saa panna. Ma laulsin ka lugu Krokodil Villist. Krokodil Geenast tegi. Aga, näed, siin on ka. Mis värk see on nagu Krokodil Villi ja Krokodil Geena ja kellelgi tegelikult Krokodil ei olegi üldse. Me oleme nüüd selles faasis, kus me vaatame vaata, me käisime seal ja siis tead küll see sõber, kes näitab mingid videosid sulle, on jumala savi. Oota, ma leidan nüüd TV, vaata, me käisime seal. Mulle meeldis Vahakujude muuseumis David Guetta, ta nägi välja niimoodi, et ta ei taha olla seal. Eks me ka ei tahtnud. See Vahakujude muuseum, sellest mul tuleb eraldi, vaata seda, sellest tuleb eraldi TikTok, sest need näod nagu olid nii õudsad. No on David Guetta. On David Guetta või? On David Guetta! Näita kaamerasse ka, ma ei saa. Ma panen selle siia juurde. Ja, pane videosse. Ja ma näitan teile ühte õudsat veel. Michael Jackson oli ka päris creepy. Tšekka Michael Jacksonit. See on, ma olen väga palju TikTok'e näinud, et see Krakowi Vahamuuseum on üks õudsamaid, sest no vaata näiteks seda Prince of England. See näeb välja küll nagu, see näeb välja nagu see Prince Andrew või see, kes oli seal Jeff vaata tal naine ka. See on nüüd siis tulevane, ei, praegune kuningas või? Siis on meil siin Sylvester Stallone. Kõik on nagu mingit kummitust näinud või mingi... Arnold Schwarzenegger. Ma räägin, see ei olnud üldse nagu reaalne. See on nagu, kõik on nagu temust. Lady Gaga temust. Kui te Krakowisse lähete, külastage palun seda Vahamuuseumit. Joppen.
et tasub minna. Muidugi nägime, tasub minna. nägin ka kurjategijaid. Visit Poland. Hitler oli seal, siis oli Osama bin Laden. Hitler pole kunagi kinni istunud ju. Ja Putin oli faktiliselt ka... ebakorrektne. Putin oli... allveelaevaga läks Argentiinasse ja võib-olla siiamaani seal. Putin oli ka kusjuures vanglasse ära pandud. Näed? Putin istus ka seal koos ülejäänud Venemaa tegelastega. Staliniga koos. Stalini ja kes seal veel oli see. Ma ei näinud see korraks, film, sa ei julgenud filmida, sa kardad Vene eriteenistusi. See vend. See on Stalin. Ja Lenin. Lenin, jah. Kuna tulid ka kongi pandud ära juba. No. Et see oli ka siuke põnev käimine. Ja, Stalin on, Lenin või Stalinist on ka tehtud ju see mingi... Muumia, mausoleum seal kuskil. Oli ju Stalin. Mitte Lenin. Ikka Stalin ju. Ma ei tea. Ei, Lenin. Ma ei tea. Pole väga nagu savi. Ja, see on savi, jah. Aga jah, tollest on ka tehtud mingi muumia. See on kuskil Moskvas. Ta on üritatud isegi venelaste enda poolt õhku lasta. Nüüd ta on siis kuskil mingis kuulikindlas, mingis klaaskordi sarkofaagis või midagi. Ja Egiptuses. Tulla nende sarkofaagide asjade juurde tagasi, siis meil on siin Tartus siuke park nagu Parklai park, kus sa oled ilmselt purjus peaga kunagi burgerit näsinud. Noh, iga tartlane on. Ei. Ja kas sa tead, et Parklai de Dolly mausoleum on ka olemas meil ju Lõuna-Eestis. Mis asi see on? See on niisugune koht, üks maja, mis ehitati selle jaoks, et panna tema laip sinna. Balsameeritud laip. Ma ei mäleta, kes see Parklai de Dolly oli. Ta oli kas ma ei tea, mingi sakslane, mingi warlord. Kunagi aasti ammu, mingi kõva vend. Mingi äge vend. Siis mõeldi, et teeme talle Tartusse sinna pargi, paneme sinna selle foodkooma purksi burgeri putka vaata ja purksi võtta ja siis paneme Lõuna-Eestisse, teeme ühe hüti, kus me maha ei mahta teda ja siis teeme temast muumia ja siis ta siiamaani on seal. Meil on üks ühine tuttav, kes on kunagi olnud turvamees. Seda koht saab külastada. Jaa, me võime praegu öösel võime ka sinna minna, okei, see on küll kinni, aga sinna nagu väravatenigi minna on nagu väga creepy, sa lähed läbi puude allee in the middle of nowhere basically ja siis kohast Lõuna-Eestis? Varesed kraaksuvad, see meil olid ainult tuvid aknad, aga ja tõsi veel, üks tuttav, meie ühine tuttav, ma ei hakka nime nimetama, on kunagi olnud turvamees 10 aastat tagasi või midagi ja siis talle pandi kuskil mis Jaanus? See oli lambi nimi. Never mind. Ma hakkasin praegu mõtlema, mis Jaanus? Mis Maanus? Aga ta vist jah, kupatati kuskile Lõuna-Eestisse ja siis mingisse sellesse piirkonda, kes Võrru või Valka või kuhugi turvama ekipaaži. No 10 pluss aastat tagasi. Ja siis sealt öösel tuli häire. Ja siis ta pidi minema sinna korduvalt ikka, kõik käisid seal kogu aeg, ma ei tea, mis seal oli, kummitas ilmselt kogu aeg, siis läks häires. Ja siis ta rääkis, kuidas alati öösel oli tore minna sinna. Ja ma ei tea, kas ma nüüd, tegelikult ma ei ütlen nime ju. Ma ei usu, et mingi turvafirma ekipaaž hakkab nüüd uurima meie 2 tuttava mingid ühisi, kes on meie sõber, et kes on turvatöötajad olnud, kes on oma tööd üle lasnud. Et ta rääkis ka, et ta ei julgenud nagu väga sinna lähemale minna, kiirelt vaatas aknast. Laip on alles. Muume istub seal kiirelt minema lihtsalt. Nii creepy koht, kui öösel üksi minna, nagu see on häires. Kaugel see on siit Tartust? Ma ei tea, lähme käime pärast läbi. Vaata, jälle, see on see staatiline elekter, ma ei tea, mis toimub. Oota, küsin siis jälle ChatGPT käest. Parklai de Dolly laip või see muumia mausoleum või ma ei tea, kuidas peaks ütlema. Kus see asub siin Lõuna-Eestis? Ei saa sittagi aru nüüd, mida ma räägin talle. Ei sai ikka. Ma jõin ka nii palju alkoholi, et ChatGPT Parklaitet lapsepõive. Mis asja? Sai ikka aru. See asub Valgamaal umbes 25 kilomeetrit Tõrva suunas Valgast.
ja Sellepärast on neid, tegu on tõepoolest mausoleumiga ehk siis hauamonumendiga, kus puhkab Vene keisririigi kuulus väejuht Michael kõlab tõesti nagu vene nimi, Michael Andreas Barclay de Tolly. Kohalikud kutsuvad seda vahel lihtsalt mausoleumiks või Barclay mausoleumiks. Kui Ehtel ütles midagi nagu ma ei tea, mis ta sinust räägib. Paneb midagi segasil. Mida Hellina? Ta jätkab seda eelnevat vestlust. Ta arvab, et Kuule, kas sa oled kasutanud seda Google'i AI otsingu seda värki või? Mine Hellina, see on räme. Sa mõtled nagu see pildiga või? No kui on alati räägitud ikkagi seda, et kõik, mis internetis sinu kohta on, siis see on seal olemas ja see kuskil ei kao ja nii edasi. Siis nüüd Google on teinud kõikidele pättidele ja kaakidele korraliku karuteene. Kui ma kirjutan Google'isse, kes on Ehtel Hainsoo. Ja siis ta osadel juhtudel pakub kohe seda AI varianti ja kui ei paku, siis sa vajutad seal üleval vasakul on AI mode. Aga mul pakub kohe. Ja ta kammib kõik sinu kohta läbi. Ta kammib su Instad, Facebookid, kõik su sotsiaalmeedia lehed läbi, vaatab su postitusi, postituste pealkirju, kommentaare, kõike ja selle kohta teeb sinu kohta reaalse nagu siukse teksti nagu Wikipedia. Sa küsi minu kohta, ma küsin sinu kohta. No jumalauda. Ma ütlen sulle ausalt, ma reedan väga palju sinu kohta, nii et see on nagu väga jõhker. No. Ma ei ole nagu sinu kohta teinud, aga ma arvan, et ma reedan, sest nagu ma ükspäev testisin seda oma sõprade peal ja nagu mõni mees on üritanud olla nagu väga incognito, aga isegi tema kohta tuli nagu. Ja Ehtel Hainsoo on mitmekülgne Eesti meediategelane, kes töötab Ring FM-i saatejuhina, tegutseb õhtujuhi DJ ning on seotud iluteenuste ning ettevõtlusega. Ta juhib meelelahutuslikku saadet töölt koju ja korraldab üritusi oma firma Etsela OÜ kaudu. Teadsid seda või? Et ta nagu siukse teksti peab kokku. Tahad, ma loen sinu oma? Loe siis. Simon J on tuntud Eesti DJ, muusika, produtsent ja famous DJ from Estonia raadio hääl. Ta on pikaajaliselt tugev raadiojaamas Ring FM, kus ta töötab nii toimetuse juhina kui ka argipäevase saate Lõunaring juhina. Ja alguse sai juba 2006 aastal karjäär raadiosaates. No, kus siis? Mis ta räägib seal? Tartus internetipõhises noorte raadios, olles tol ajal veel alaealine. Ring FM meetris alustas ta tööd 2014 aastal. Esinemised. Simon J on aktiivne klubi DJ, kes mängib regulaarselt Eesti erinevate sööklubides, näiteks sööklubis Maasikas, Tartus ja Saekaater Jõgeva ning festivalidel. Need kaks korda. Oh my God. Koostööprojektid. Ta teeb muusikalist koostööd teiste Eesti artistidega, näiteks andis ta koos laulja Laura Põldverega välja loo nimega Jumala poeg ning on teinud produtsendina kaasa räppar AG Silver Orissaar albumitel. Tema tegemistel ja esinemistega saate lähemalt kursis olla Simon J Instagrami ja ametliku Facebooki lehe vahendusel. Kas soovid teada mõne tema tulevase esinemise kohta või huvitab sind mõni konkreetne raadiosaade, mida ta juhib? Küsi mingi hea küsimus, midagi eriti, midagi head, midagi kreeftist. Mis võiks see olla? Ma ei tea midagi, mis võiks olla humoorikas. Ütle mulle... Mul on juba hea meel, sest mul on nagu korduvalt rohkem teksti kui sinul. See on kergendav minu jaoks. Ja. Ütle mulle... Ja, aga sa ei löönud minu päris nime sinna sisse. Mina lõin sinu päris nime sinna sisse. Ja ma mõtlesin selle peale, kas ma löön su päris nime. Ei löö. Ei löö ja ei ütle. Ei ütle. Simo! See on nagu vanad eestlased esimese Eesti ajal, kui sakslased tulid. Ei ütle. Keegi ei tea tema kohta. Kirjutasin, nüüd ei tea. Mis sa nüüd kirjutasid? Ma ei ole kuulnud siuksest, keegi ei tea. Küsi, kas Simon J on mausoleum Lõuna-Eestis Valga lähedal.
ta andis mulle kohe su kodaniku nime. Ei, ära seda siin ütle. Kuigi paljud teavad teda lavanime järgi on üks vähem teada olev fakt see, et Simon J kodaniku nimi on tegelikult Simo. Ja nüüd tuli see ka välja, et taskuhääling ta on kaaslaseks populaarses huumoriga vürtsitatud taskuhäälingus nimega Šaakalid. Kõrvaklapi sõltuvus. Mis see tähendab? Oh my god. Kolleegid ja tuttavad meediavaldkonnas teavad naljatleda, et ta on mees, kellel on peaaegu alati kõrvaklapid peas, seda nii raadiostuudios, klubis kui ka vabal ajal. Päriselt. Siit saab aina edasi minna. Nagu see läks aina huvitavamaks, pane edasi. Üle 100 esinemise. Kuigi ta teeb igapäevaselt täiskohaga raadiotööd, suudab ta aasta jooksul teha DJ-na üle 100 sündmuse ja peo üle terve Eesti. Kas soovid, et otsiksin välja mõne konkreetse Šaakalid taskuhäälingu episoodi või tahad kuulda tema raadiosaadete parimaid apsakaid? Mida kuradit? Ma olen kuskil mingis lõunalehe või kuskil mingis intervjuus kunagi öelnud mingi apsaka kohta, mida äkki ta võtab sealt. Enda uue lemmiku koha, tänks Simon. Nii, pane edasi. Ma arvan, et ma tean. Raadiotöös ja otse-eetris juhtub tegelikult pidevalt asju, mida kuulajad alati tähele ei panegi, kuid stuudios olijatele toovad need kananahaihule või hüsteerilise naeru pahvaku. Kuigi täpselt heliklippe Simon J konkreetsetest eetrieksitsusest meediaväljaanded eraldi artiklid. Võrreldes mõne teise saatejuhiga Eestis. Jagunevad raadiohäälte, sealhulgas Ring FM Lõunaring, klassikalised otse-eetri apsakad ja telgitagused viperused 3 põhikategooriasse. Mikrofoni kummitused ehk lahtine eeter. On siis mikrofoni kummitused. Okay. Simon ja tema kolleegid on Ring FM'is korduvalt kogenud hetki, kus eetrisse läheb sekundi murdosa sellest, mida stuudios tegelikult räägiti. Mis siis? Olgu selleks siis ohakane kommentaar mõne uudise kohta. Siin on ohakane laulule kaasa ajendamine või arvutiprogrammi kirumine, mis parasjagu kokku jooksis. Ei, nagu kuule, see paneb jumala villast juba. Keelepaelad sõlmes ja nimede rüvetamine. Nimede rüvetamine. Mida ma rüvetasin siis? Minust räägib ikka või? Ma mõtlesin... Küsi üle see. Kas sa saad talle Bluetoothiga siia panna? Ja tehnika iseseisvumine, kuna Simon J juhib ja tehniliselt toidab saadet sagel ise, on raadiopuldi taga nupuga eksimine igapäevane risk. Mida siin toidab saadet sagel ise või? Ja siis siin on veel, et suur osa sellistest igapäevastest naljadest, arusaamatustest ja pange lugudest jõuabki filtrita eetrisse hoopis tema huumorisaates Šaakalid taskuhäälingus, kus räägitakse asjadest täpselt nii, nagu need juhtusid. See kõlab nagu midagi siis, kui ma ei nagu peaks midagi teadma ja peaks millestki rääkima, aga ma ei tea, millest rääkima peaks, siis ma lihtsalt nagu sokin midagi kokku. Aga kuna ta siin juba rääkis, siis räägi nüüd kuulajatele, mis toimub meil raadios? Ma ütlen sulle ausalt, see on mingi AI-sid sellist asja. Ma olen rääkinud kunagi Lõunalehes ja mingist eksimusest raadioeetris, mida ma olen ajanud. See ei olnud mingi rüvetamine. Sa raisk rüvetad ainult seda raadioeetrit. Häbi peaks sul olema. Ma võin praegu ka rääkida, mis ma nagu kunagi rääkisin raadioeetris. No. Ma arvan, see oli ikkagi suhteliselt mingi ühed esimesed sellised päevased saated, mida ma tegin. Ma võisin isegi toona kedagi hoopiski asendada, et mitte see ei olnud minu mingi karjääri algus või minu mingi isikliku saate algus. Ilmselt oli kellegi asendus ikkagi ja ma mäletan, et ma võin eksida, aga võib-olla oli mingi Rõngupagar, oli välja pannud auhinnakomplekti või something. Ja sa ütlesid Põrgupagan või? Rõngupagar. Põrgupagan. Ja otse ütlesid Põrgupagan. Issand jumal, ta ütles pagan. Poola liköör ikka mõjub 2 nuppu korraga olla. Need on nagu päris suured nupud. Nädalavahetusel võime mekutada seda kirsi oma. Võtsid kaasa või? Oota, palju seal kraadi oli? 40 midagi. See on päris korralik. Ma räägin, me tahtsime seda nagu vett juua. Aga nii, Rõngupagar.
ja siis tükk aega vist mingi 1,5 tundi olin eetris olnud ja põgusalt juba rääkinud Rõngu Pagari prantsuse pärastest makaronidest. Ja siis kolleeg helistas, et kuule, ma siin kuulan raadiot ette. Mis prantsuse pärastest makaronidest sa räägid? Need on ikka makronid. Ja ma panin vist toorelt nagu eetrisse 1,5 tundi rääkisin prantsuse pärastest makaronidest. ja kindlasti, kes on viimasel nädalal raadiot ka kuulanud, siis te olete võib-olla juhtunud kuulama, kui meil on mingid apsakaid, siis meil käib ka stuudio ümberehitus, mida siis Saimon... Millest sina osa ei võta? Millest mina osa ei võta, sest mina jätkuvalt võimetuslehel. Jätkuvalt piraat Poolas. Parmaat Poolas. Mis te toimub seal stuudios siis, mida te ümber ehitate? Kuule, see on köögi poolest ei räägita niimoodi avalikult, aga lihtsalt tehnika uuendus ja siis tehnikal on ikka see, et kui hakkate seda näppima, siis mingid asjad surevad ära ja kaovad ära ja Kas see kummitus on üles leitud? Mikrikummitused, mikrofoni kummitused. See on täitsa uus termin, see tuleb meelde, et kirjuta see üles. Jamie. Ma olen jumala kindel, et mõni kuulaja, vaataja, pigem vaataja on vaadanud, mis kuradi pea meil siin laua peal on, mingi Stalini või Lenini mingi pea kujutis. Ei, see on Oskar Luts. Oscar Wilde. See on jah. Aga oota, ma jäin nüüd millegagi pooleli kuhugi või? Sa tahtsid kirja panna seda mikrikummitust. Jah, pane kirja. Oota, aga mina siin käisin Poolas, on ju, läks nagu läks, uputasin oma telefoniga ära basseini, mul on uut telefoni vaja nüüd. Jaa. Siis, meil on vaja, et sa ikkagi filmiksid ja pildistaksid mingeid asju kogu aeg. Mul Face ID ei töötana, mul see esimene kaamera on kõik vett täis. Ma arvan, see ei ole sellepärast, see on lihtsalt ära joonud. Anna mingi paar päeva taastumiseks, hakkab jälle tööle. Esikaamera mul ei tööta. Mis number sul selle ees? Sa oled see numeroloogia tädi, jah? Mis number? Kas see on nüüd siis armastus või raha või mis see on? Armsad Šakalid podcasti kuulajad, siin tuleb alkoholi ja joodikute tippnumber. See on see alkoholismi vastane number. Siin tuleb väike nõuanne alkohoolikutele, kes armastavad vahepeal napsutada nagu mina. Kui te lähete jooma, siis vahetage oma profiilipilt ära, et teil oleks PIN-kood siin ekraani peal. Muidu te unustate ära, siis ei saa telefoni sisse. Ma saan aru, et sa oled Setomaalt ja värki, aga viipemaksest oled midagi kuulnud. Mis viipemakse? Sa tead, et sul ei ole iPhone'i? Ei, see on iPhone. Mul on maksed olemas, aga vaata, kui mul Face ID ei tööta, tahab koodi, mul kood meelest ära, siis mul on ekraani peal. See on nagu hullult. Sa tead, et selles koodi saab nagu maha ka võtta või? Ei, aga siis võõras ei saa sisse logida, ega tema ei tea, mis mu ekraani peal on. Ta näeb ju konkreetselt 7, 7, 8, 8, 9. Või ta mõtleb, et ilmselt see on ta kongi number, ma igaks juhuks seda telefoni ei näpi. Ma ostsin Poolast Eurojackpoti ka ju peaks vaatama, äkki ma olen üldse siin... Kuule, siit parem mõte on nagu, et kui sa purjuspeaga jooma lähed, palju väga tihti inimesed kaotavad asju, kas sa oled ka nende hulgas? Ma tavaliselt kaotan raha hästi palju baariliitidega. Sa ise ulatad neile. Ma olen ise näinud, kus ulatad neile. Ei, ma kaotan. Ja siis ma lähen pärast otsima. Seda sa räägid kodus Markusele. Ma ei ole kunagi seda raha üles leidnud. Imelik, iga kord, kui Eetel nädalavahetusel välja läheb, siis ta kaotab lihtsalt raha. Kusjuures ma muutusin... Jälle tonn läinud. Ma muutusin reedel väga lahkeks purjuspeaga. Ma andsin seal tänavamuusikutele 20-seid, nii et halb hakkab, nii et ma jälle kaotasin raha. Oh my god. Sa ikka tead, et poolakatel läheb paremini kui eestlastel või? No... Aitasid sõbra välja edast. Ta mängis mulle Nirvanat kõvasti ja valesti ja laulis ka kaasa, nii et kui ma sain soovi loo, siis ma andsin talle 20 € ja siis See on ebareaalne, nagu palun osta endale need prillid hoopis. Need, mis käivad sul pähe, millega sa filmida, need prillid osta. Ma just müüsin need vanad ära, mis mul olid need feigid. Ja tee lihtsalt mingi laivi kuskile TikToki. See on sõge. See pärast, ära jätta endale võimalust, et sa pärast saaksid midagi välja kattida. See on kuld, mitte... See on
politsei krimipäevikud, ma ütlen teile. Laupäeva, kusjuures... Kas su õed on ka sellised nagu sina purjus peaga, sellised hüperaktiivsed? Tead, kui ma päris ausalt sulle vastan, nad on 7 korda hullemad. Nii, sul oli 2 õde reisil kaasas, ehk siis 3 ainsa naist oli seal. Aga nad pidasid sel korral piiri. Kes veel oli? Teil pidi keegi veel olema ju, ainult õed ei olnud. Sugulane ja 2 sõbrannad ka. No okei, sugulane. Ta on ilmselt sama pata. Ei, ta ei tulnud peolegi meiega, ta oli nii väsinud. Ta oli väsinud. Mis mõttes? Ise just ütlesin, et su õed on 10 korda hullemad. Jaa, aga sugulane jäi koju. Jah, siis ta oli väsinud. Ta ei jaksanud enam lihtsalt. Ei, see oli teine päev, reisi teine päev. Ilmselgelt jaa, nagu esimesel päeval ei saa ju öelda, et ma olen väsinud. Esimene päev me ei teinudki midagi. Sorry, et ma sind expose'isin praegu. Esimene päev me käisime restos ja koju magama, aga ei, mul õed seekord väga ilusti pidasid ennast üleval. Mina olin see, kes oli seal laul see on, et... See on see, mida lastakse igal pool nendel väljakutel. Sa hakkasid mulle laskma enne seda, lasid mingi Backstreet Boys või? Ei, ma pidin sul karaoke laule laulma, aga sa leiad väga lihtsasti. Pane käima, 13 sekki saad lasta. Mul hakkasid TikTokid jooksma. Oota. Head mingi Miku. Miku kohe seal, kui kes need on, need TikToki staarid. See. Ei. Ai, see käis ka. See on Itaalia laval. Jaa, aga seda sama lastige seal. See on mingi Pertikti Amo või mis asi see? See on nüüd 80-ndatest tegelikult. See on Ricky ja Poveri laul minu teada. Võib-olla tema juba kaverdas teda kelleltki. Siuke samasugune möll käis seal ka. No, see ei ole ju banaana. Seda mõtlesidki või? On ju. Ma mõtlesin midagi. Oh my god. Mida sa mõtlesid siis? Ärme saame copyrighti. Bananana. Jaa, okei. Bananana. Aga sa saad ka ükskõik mida öelda ja siis seda viisi teha lihtsalt. DJ Ehtel Heinz. In the mix. From Poland. Siis, mis ma tahtsin öelda, oli see, et uskumatu, kui see ka ei ole. Kõik hommikud, kui ma üles ärkan, mul ei olnud pohmakat. Kuule, see banaana laulu siis leidsid alles nüüd või? Ei, ma tean seda ammu, aga mul ei tulnud sõnad meelde. Kuule, aga mina käisin 2 aastat tagasi Poolas, olin Poolast läbisõidul ja ilgelt hea mõte oli, sõitsime Belgiasse ja siis mõtlesin, et ostame Poolast siis kõik algsi kaasa, mida me tahame. Ja ma ostsin Poolast, mingi klaveri pilt oli peal või klaveri klahvid olid peal, 0,5 liitrit viina, maksis mingi 2,60. Nii. Ja sa ütled, et nagu ei ole oluliselt odavam. Klubis ei olnud, jah. No klubis, jaa. Klubis ma maksin 1 õlle eest 14 €. Kes see klubis õlut üldse joob? Mina. See oli Endel. Oh my god. Kuule, me peaks hakkama koju. Endel. Oh my god. Ja mul ei olnud ükski päev halb olla. Aga see on reisidel tavaline. Mul on väga harva kuskil reisil pohmakas olnud millegi pärast. Kuigi meil laupäeval siis paar tüdrukut jäid koju ja siis neil oli igast otsast. Reedel läksite või? Me neljapäeval läksime, aga neljapäeval oli siuke rahulik restoran ja koju magama ära. Ja see reedel oli hommikust juba hakkas aperolelolele. See on nagu mina käisin, ma ei tea palju ma tegelikult peaks rääkima siin podcastis. Sõbra sünnipäeval eelmine aasta sügisel ja siis teise sõbraga, seal oli ligi 30 eestlast oli seal siis nagu sünnipäeval. Meie ühe sõbraga läksime siis natukene paar päeva hiljem, sest meil olid mingid töökohustused. Ja kuna me läksime hiljem, siis me võtsime eraldi mingi tööpämised asjad ka endale, siis me elasime nagu täiesti teist graafikut kui kõik ülejäänud seal sünnipäeval, kui seal oli ikkagi sportlik programm välja mõeldud, mingid matkad kuskile mäeotsa ja padeliturniirid ja kõik muu selline sinna kuulub siis. Me tavaliselt ärkasime sel hetkel, kui neil mingi turniir või midagi läbi sai.
see oli jah, naljakas kõik hirnusid ka, et te olete nagu mingi täiesti teises graafikus ja mingi täiesti teine sünnipäev on teil kui meil kõik. Me põhimõtteliselt ärkasime siis, kui alles mindi õhtusöögile ja kestis mingi 4-5 päeva. I kind of feel you, mis sa tunned praegu. Ma olin ikka väga väsinud, kui ma sealt tagasi tulin. No nii hull ei olnud. Nii hull ei olnud. Mida mina praegu hullu rääkisin võrreldes sellega, mis sina oled rääkinud juba? Et nii hull ei olnud. No meil mingi õhtuni magamist ei olnud, selles mõttes meil oli ikkagi niimoodi, et vahet ei ole, mis kell magama, hommiku kell 8 nagu oli äratus ikkagi. Und ei lasnudki vahele? Ei uni, uni on nõrkadele. Jah, mida öö edasi räägib inimene, kes ei tahtnud kell 9 õhtul täna salvestama hakata. Ma ei tea, et mul on siin nii palju tegemist, et ma tulin 2 päeva tagasi reisilt ja ärk ja mitte, et mina oleks tulnud otse 2 tunni kauguselt keikalt ja ma olin päeval tööl ja seda kõik muud jutt. Pole koju jõutudki, pole lõunatki söönud. Seda ma mõtlengi, et sa pead ka nagu puhkama. Kes teeb, see jõuab. Segane inimene on mul siin kõrval. Ma joon lumiaravat. Magneesiumit. Kuule, enne kui me lõpetame, me peame loosimise ära tegema. Selle teeme kõige lõpus. Aga... Ta on heldeks läinud. Ta enne rääkis mulle, et mitte grammigi rohkem kui tund aega. Me oleme teinud juba tund aega ja 35 sekundit. No paar minutit algusest lähevad veel. Cut. Ei, see algus oli jumala hea. Seda sa ära katti midagi siit. Tahtsin midagi veel rääkida. See mashup, mis alguses tegid. Tee veel. Seda ei saa teha. See oli ühekordne juhus. Jah. Aga laupäeval käisime shoppamas. Primarkis sai käidud. Primark on jumala kalliks läinud. Ma olen elus ühe korra Primarkis käinud Saksamaal vist. Ostnud sealt mingi hunniku riideid, mida ma mitte kunagi ei ole kandnud. Mulle meeldib sealt töösärke osta. Need on ainukesed töösärgid, mis on T-särgid, mis on mulle põlvini. Ma ei ole mitte kuskilt siukseid saanud. Sealt ma ikka ostan. Aga pikk sa oled? 1,80. Päris pikad särgid siis peavad olema. Jah, ongi siuksed nagu mega suured, mega mõnnad. Mul see eelmine, mis ma ostsin Milanost. See eelmine, mis ma ostsin Milanost. 2 aastat tagasi Primarkist, siis ta on nii ribadeks kantud juba, et mul oli uut vaja. Kure, rääkides Milanost, lähme septembris Milanosse. Mis seal? Anima live või see uus show. Oota, aga Tomorrowland ka plaani tuleb või? Ma ei saa, mul on keikad juba ees. Ma lasin lappesse see aasta. Ma nii tahaks minna ikka, aga ma ei tea, kas pileteid saab veel kuskil. Anima sellele sebime. Ei, Tomorrowlandile tahaks. Saab järelturvalt, saab 8 sotti on tavaliselt kuskil alates. Peab uurima. Me võime minna niimoodi, et mingi 1-2 päevaks see venitaks välja nagu. Ja weekend 2. Jah, ma võttis tahaks minna, ma ei tea, kas siis reede või neljapäev. Neljapäev vist oli. Ei, neljapäeval sa ei saagi minna, neljapäeval on gathering. Reedel on. Reede, laupäev, pühapäev on põhipäevad. Me eelmine aasta mõtlesime ka, et võtame 1 päevaks, aga me ei saanud isegi 1 päevaks enam pileteid. Neljapäeval saavad ainult need minna, kes on kes Dreamville'is ööbivad ja Dreamville'i gathering on siis neljapäeval ja neljapäeval on siis Tomorrowland Winteri lava ehitatakse siis ka Dreamville'i üles ja seal on siis ainult neljapäeval on pidu 45 000 inimesele. Nad on võrtit või? Jaa. Ehk siis ikkagi tasub jahtida neid Dreamville'i pileteid. Muidugi. Mul on nagu iga aasta on olnud mingid sõbrad, kes või tuttavad, kellel ei ole Dreamville'i piletit olnud või Dreamville'i seda pääsu ja on kuskil Brüsselis või kus iganes ööbinud hotellis. Nad on kõik kivelenud, et kuule, kas kuidagi saaks sinna Dreamville'i sisse, seal käib ikka nagu, no seal on nagu party non-stop neljapäeva lõunast kuni pühapäeva vara hommikul kella 7-8, seal on ikkagi non-stop party. No. See on ikka päris raju, mis seal toimub. Sa pead ikka vaatama, kelle kõrvale sa oma kämpi püsti paned, kui sa oled seal selles alas, kus ise telgi püstitad. Kui sa poolakate kõrvale satud, siis pole välistatud, et söö otsa pead kuulama kuskilt mingist suurest soundboxist mingi Boberkurva, mingi remix. Boberkurva. Kusjuures seekord lennu peal ei olnud seda, et ainult 2 ühikut inimese kohta meil ei olnud. Ja, sest see lend läks Eestist Poola. Aga Poolast edasi lennates ainult või? Ja Eestist Tallinnast Poola lennates ei olnud midagi sellist, aga Poolast edasi lennates oli küll. Ma oleks peaaegu droonist ilma jäänud ju Poola reisil. No nii. No ma ostsin selle... Poola õhuvägi võttis maha. Peaaegu jah. Tegelt.
no ma ostsin selle drooni suht enne reisi, ehk siis ma ei jõudnud tegeleda nende lubade asjadega. Ma mõtlesin sitta kah, ma lähen lennukolledžisse ei jõudnud. Ei, sa pead tegema mingi loa, jah. Päriselt, Isegi kui sul on alla 200. Kes küsib? Nad ei leia neid Kuule, nad ei leia neid Iraani droonega üles. No ühesõnaga, kui keegi tuleb kontrollima, muuseas küsite, kui keegi on näinud, võib märku anda. Me tegelikult teame ise, kus nad on, aga võite märku anda. No kui sul teed selle nagu ära, siis sul peab olema mingi koodi, saad sinna drooni peale ja siis, kui sa lähed kuskile lendama, siis sa märgid ära, et ma lendan siin alas. Ehk siis... Sa lennutad, mitte sa lendad. Ja ma ise ka lendan vahepeal. Ja me läksime siis sinna Krakowi lähedale ühte hästi ilusasse ujumiskohta, mingisugune karjäärilaadne toode oli ja ma lennutasin seal Krakowi kabina karjäär. Krakowi kabina karjäär, jah. Ja ma lennutasin drooni seal ja alguses nagu oli kõik fine, on ju, tegin paar videot ära, mega ilus jäi. No mul ei ole väga käpas ka see lendamine, lihtsalt mainin ära. Ja siis kui me hakkasime sinna alla ujumiskohtade juurde minema, siis kõnnime nagu näed mingi hoiatussilt, et ma ei tea, koeraga ei tohi minna värksärkis, lambist on mingi drooni pilt on nagu hästi suur. Poola keeles kõik mingi kiri juures. Siis ma panin chati, et nagu mis droon kurva. Ja siis rist peale tõmmatud. Ja siis ma chati kirjutasin, et mis see tähendab. Siis chat ütles, et terve see ala on droonidega valve all. Ehk siis droonid valvavad seda ala. Ja mina muudkui lennutasin seal. Ja siis oligi, midagi juhtunud on just seal all madalamas, seal tegin ka veel mõned klipid ja siis kui me ära hakkasin minema, siis me olime, tüdrukud läksid vetsu, siis ma tahaks veel nagu väikse lennu. Jah, et nagu tahaks mingit hästi ilusat vaadet, et nagu päris seda klippi veel kätte ei saanud, mida nagu oleks tahtnud. Ja siis ma nagu kuidagi sain kätte ka selle lendamise, jumala hoos olin, ühe klipi tegin ära. Palju sa seda Poola rahvusjooki olid joonud? Kusjuures seal ei saanud juua. Selle ujumiskoha kõrval oli mega palju putkasid, nagu meil siin Emajõe ääres on ka, vaata, igal pool nagu järve kallaste peal, aga igal pool Väike Kuuba. Ja ain nulli said osta. Ja ma olin jumala kettas, ma tahtsin täiega aperoli või õlut, 1-2. Ja mulle öeldi, et neil ei ole, on ain nulli. Ma ütlesin sama hästi, ma võin vett ka juua. Ja kes ma küsisin, miks ei ole... See nii naljakas on, ma ei saa aru. Miks ei saa alkoholi inimene, kes tahab juua? Ja siis nad ütlesid, et Poolas... Ma arvan, et nad kaugelt nägid, et tuiku vehtel tuleb, vaat endel Hainso. Võtsid leti pealt vaat selle joogimenüü, vaat tõmbusid niimoodi, peitsid ära vaikselt. Ei. Ja siis ma küsisin ka, et miks ei saa, siis ütlesid, et Poolas on mingisugune seadus, et veekogule mingi meetrid lähedal olles ei või alkoholi müüa. Okei. No, eestlastel võiks ka olla. Ja, ei, ärge kuula. Pärnus on ikka tegelikult tore. Setomaa on selline... Pärnus on tegelikult ikka päris tore seal mere ääres napsutada. Jaa, aga ujuma ikka ei peaks minema. Jaa, no seda kindlasti, et kui jood ära uju, sellega ma olen nõus. Aga lihtsalt nagu see vaade ja see meri ja kõik värgid. Aga ühesõnaga, need tüdrukud läksid vetsu ja mina siis ühe pika tiiru tegin ära. Mõtlesin, ma teen ühe veel. Nii ilus oli seal lihtsalt. Ja siis ma sõitsin selle drooniga. Ma kujutan ette, kui sa droonipult oli käib. Nii ilus on, siis ma teen ühe tiiru veel. Ma olingi minevegi. Sõidan. Uskumatu, kui ilus siin Poola karjäär. Sõitsin selle drooniga, kes vaatan paremalt räigelt suur must droon ilmus kuskilt metsa tagant välja. Äkki see oli UFO üldse? See oli droon. Ja siis ma olin mingi ufak. Täie posalt hakkasin enda poole sõitma, vaata ei tea väga hästi, kuidas sõita ka. Jaa, ma olen siin. No mul oli vaja kätte saada see droon. Siis ma ruttu lennutasin enda juurde ja nii kui ma droonist kätte sain, muidu ta on nii, et võtad kinni, ta lülitab ennast välja. Sa hakkas niimoodi nagu tuure üles, tahtsid minema lennata kuskile. Eks ma ei tea, kas nad nagu segasid ja tahtsid nad võtavad üle sellega, nad konkreetselt võtavad üle, nad saavad ise ära maandada. Ja oligi täpselt nii, et kui ma sellest droonist kinni sain, see droon nagu tahtis nagu minema panna ja ma olin lihtsalt droon kinni, ma olin tüdrukutele, läheme ruttu minema. Ma reaalselt kartsin, mul tuleb mingi politsei või viiru. Mingi Iraani droon, Shahed ajab taga. See oli päris hirmus ja see droon tükk aega veel nagu käis seal. Ma ei tea, ta käis jah nagu... See on nagu Independence Day või midagi, see on mingi UFO film, vaata. Samas nagu see ChatGPT ütles, et nagu sa võid nagu lennutada, kui sa kellegi pea kohal nagu päris ei lennuta, on ju. Aga ma ei tea, kas ma siis läksin... Seal on mingid kõrguse piirangud. Ja, ma mõtlesingi, et kas see on nagu sellest lohust all, see 120 meetrit või sealt üleval. See on merepinnast ikka. Merepinnast.
no siis oli pekkis jah, siis ma läksin ikkagi sinna Raiderisse sisse jah. Aga ei, siin droonidest asjadest rääkida, Tomorrowlandist rääkisime, seal oli samamoodi, et sul ongi kogu festivali ala peal on 2 sükest suurt drooni õhus, mis on kogu aeg seal õhus. Ma algselt arvasin, et mingi filmivad, mida iganes vaata, aga tegelikult ongi mingid surveillance droonid, mis jälgivad rahva liikumist ja seal on mingid AI süsteemid ja värgid ja et kui kuskil peaks tekkima mingisugused ummikud või midagi. Ja see on hammast välja ei löö. Kaklused. Ja, see kõike suudab sellist asja tuvastada ja kõiki mingeid suguseid ebakorrapärasusi ja see on nagu kõik tegelikult üli turvaliseks teeb mingite sukeste suurte rahvamasside puhul, sest me kõik mäletame aasta 2009 Love Parade'i, mis Berliinis toimus ja seal oleks mingid siuksed droonid õhus olnud, oleks kindlasti 9 inimest ellu jäänud. Mis seal juhtus? No seal oli, Berliinis muidu oli Love Parade toimus seal pealtänaval on ju, kus need väravad ja asjad on. See on Vikerkaare pidu või? Oh my god. Ei. See kõlab täpselt nagu... Love Parade. Yeah, love. See on kõik inimesed, kellele meeldib muusika ja tantsimine. See käis 1,4 miljonit inimest osales Love Parade'il. Aastal 2009. Ei, nagu tippaegadel, aga nagu mingi milku ei olnud probleemi. Ja siis 2009 aastal toimus esimest korda siis kuskil mujal vist mingil staadioni alal või midagi siukest. Ja sest linn, ma ei tea, mingi valitsus whatever hakkas seal nussima neid ja siis keeras ära. Ja siis viidi nad seal põhitänavalt ära, kas äkki ma ei mäleta, kas kuskil võib-olla isegi pooledi kuidagi mingi kiirtee peale või mingi teema oli ja siis mingi staadioni ala ja seal oli mingisugune pudelikael tekkis, kus oli mingi infosulg nagu politsei ja ma ei tea, mingi turvatöötajate vahel äkki või whatever ja siis mingisugusesse pisikesse alasse ja tunnelisse põhimõtteliselt igalt mõlemast suunast lasti korraga inimesed peale ja siis need, kes keskel olid, lihtsalt liitsuti surnuks. Kümned tuhanded inimesed olid seal minu arust. Sellest on videokaadrid, see on nagu räige ja selliste asjade ärahoidmiseks on need droonid ja siuksed asjad nagu tänapäeval ikkagi nagu meeletu ega Tomorrowlandil oli ka, et seal on ikkagi 100,000 inimesed ja kui seal midagi juhtuks on ja kui eelmine aasta läks lava põlema, kui selle lava oleks läinud täpselt 24 tundi hiljem samal ajal põlema, mis siis, et seal kõik nagu hästi kontrollitud, aga see oleks ikkagi nagu päris raju olnud ja seal oli lausa niimoodi, et ma mäletan, kui igal õhtul, kui kontsert läbi sai, siis ilmselgelt ju kõik inimesed, 100,000 inimesed suunduvad ju exitite poole ja 2 sükest põhiväljapääsu oli seal ja kui main stage'ilt tulla, siis viimase seti ajal, siis viimase DJ ajal igal õhtul tekitati sinna siis väravateni siuke koridor, kui sa oled kunagi kontserditel kuskil käinud, siis see aed nii-öelda, mis on siis nagu lava ees, vaata see viimane, see tõke, kus inimesed seisavad peale, siis on nagu oma raskusega seisavad peale, siis seda ei saa nagu ümber lükata, vaata, et see on siuksed piirid. Eestis muidugi pannakse tavalisi need mingid ramirendi aedu, vaata, mis on nagu mega ohtlikud, mida tegelikult ei tohiks üldse Euroopa Liidu standardite kohaselt nagu siukses asjas kasutada, sa lükkad selle ümber ja inimesed kukuvad üksteisele peale, aga too on see, et sa seisad seal nagu keha raskusega peale, seda on nagu võimatu ümber lükata. Iga õhtu siis viimase seti ajal ehitati nagu siuke tunnel, et inimesed ei kalduks kuskile nagu kõrvale, et see rahvamass oleks ühtlane voog. Vot see on äge. Aga kuidas seal Tomorrowlandil oli nende droonide isiklike lennutamisega? Ei tea. Ei pannud tähele, et olid või? Ei pannud jah. Ei, aga seal ka kindlasti ikkagi, seal oli ikka mingid ulmesüsteemid, seal on samamoodi võetakse kohe kõik mingid siuksed asjad maha ja seal kuule, come on, seal mingid lennukid, helikopterid kogu aeg lendavad, mingid staare tuuakse helikopteritega ja siis mingid tüübid hüppavad alla langevarjudega sealt lennukitest ja maanduvad rahva sisse. Ma ei tea, mis seal kõik toimub, see on nagu ajuvaba. See on see Tomorrowland Radio, vaata, mis kogu Tomorrowlandi aja töötab ja siis tegelikult praegu on ju, aga Tomorrowlandi ajal siis antakse seal infot ja kõik artistid käivad intekaid andmas ja nii edasi, siis ei alati meil campis mängis seal ja seal ei alati pull nagu, et nüüd lendavad mingid hävituslennukid üle või nüüd hüppavad sealt need tegelased alla või kogu aeg midagi toimus. Aga sa oled ka siis see festival siin, see aast, see suvi sinna festivalil, kuhu meie tuttav turvamees läheb või? Ei, sinna Defconile ei lähe, ei viitsi, pole minu teema. Mulle ei meeldi ekstasi. Mul päris paljud tuttavad see aasta lähevad, ma ise mõtlesin ka, et nagu ühe päeva võib-olla kannataks ära, aga kurat, terve nädalavahetus on nagu raju, vaata.
See on too much. Jaa. See, kui sa ei ole ikkagi hardstyle'i fänn. Sa ei handle'i ära seda, nagu see on liiga hull. Kui sa pead olema ikkagi selle musa fänn, siis sa naudid seda. Okei, Defconile sa võid minna vaatama ka produktsiooni, aga mitte 3 päeva. Kas on ka mingit meloodilist hardstyle'i või? Vanasti oli, kui mina noor olin. Nüüd on mingi räme andmine lihtsalt mingi. Kusjuures, kui me reedel Poolas klubis käisime, siis ühes klubis oli üks tegelikult päris hea DJ. Mingi Sefa vist on jah, mitte Stefa, vaid Sefa. Siuke hardstyle'i noor tegija. Suhteliselt noor tegija. Siis kui mina kunagi hardstyle'i kuulasin, siis teda veel ei eksisteerinud, aga tal on siukest meloodilist kraami ja tema teeb minu arust Defconil neid mingid end show'sid asju ka. Toda soovitan. Pange kirja, sõbrad. Minge sinna. Aga jaa, üks päris hea DJ oli klubis niimoodi, et mul oli tegelikult suht väsimus juba peal, mingi kell oli äkki 2 DJ Kurva või Bober? Bober Kurva. Ta oli üks meesterahvas. Suvi lugusid ei võtnud. Või no ma vähemalt ei näinud, et keegi oleks küsinud, aga nagu see muusika, mis ta pani, see oli lihtsalt peale igat troppi oli lihtsalt järgmine bänger ja bänger. No kõik oli siuke nagu... Kõik olid Poola bängerid või? Ei, need nagu meie aja, need Rihanna. Valgetööd. Ja Koit Toome ja Ketter Maani. Aga ei, ta pani ja siukest nagu nullindate... Kotter Jaani. Nullindate mussi ja kõike seda, et ta tõmbas käima täitsa ja siis oligi nagu mingi... Oli vaja sind nagu käima veel tõmmata. Ei, ma olin mega väsinud kella 8, mul oli küll nagu niimoodi, et ma ei jaksa enam, sest ma kui sa kella 9 õhtul oled juba, ma ei tea, ma ei saa seda nädal salvestada vist. Kella 9, hull oled peast või? No lihtsalt, ma ei hakka teile seda köögitagust rääkima. Saimon käib 5 korda pead pesemas siin veel enne salvestada. Mis asja? Okei, nägu pesemas. 5 korda nägu pesemas, millest sa räägid? Okei, nali. See oli nali. No jätka. No jätka. Ma küsin, mis veel siin ai teab su kohta. Päris niimoodi ka või? See, et ma käin enne salvestust pissil. What the fuck? Look at this. Accused of suffering from a rare disease called Kuru. Ma ei tea, mis see oli praegu. See läks kogemata või? Rare disease named Kuru. Mul on TikTok. Oh my god, mis feed sul on? Mis rare disease named Kuru? Pane nüüd tagasi, ma tahan kuulata. Ma ei saa seda telefoni, saad aru, mul on alt on kõik nupud on pekkis, see ei toimi enam. Mul läks meelest, et Face ID ei tunne ära sind. Kotid silme all. Associated with cannibalism and is causing her to go blind. DeGeneres was recently photographed during an outing from Kuru disease. See läheb meie... What the fuck? Look at this. See läheb meie järgmise nädala teemaga. Aga täna me mõtlesime, et teeme väikse chit-chati. Räägime ära juttu. Ütle, mis me järgmine kord teeme. Äkki me ei taha seda teha. Arvad või? Jätame mingi põnevuse õhku ikkagi ja kui me otsustame paari päeva pärast, et me teeme seda, siis viskame üles Instasse näiteks küsimuse. Jah. Tahaks seda loosimist ära teha, oota, mul läheb natuke aega. Kuule, teeme nüüd ruttu, ma olen 2 lumijoravat ära joonud ja mul on siuke pissikas. Teeme ruttu ja üliäge on ka see, et nii kui me selle loosimängu ülesse panime, siis nädal hiljem oli teid juba palju rohkem ja siin on kommentaare tulnud lausa 1200 kommentaari, nii et me teeme nii, et ma hakkan... Mu Instagram on jumala kasutavalt kõik see 2 nädalat. Ma lihtsalt scrollin ja mingi hetk siis Simon ütleb stop ja see, kelle peale mul see näpp jääb, siis tema saab Need on kõik jumala õnnelikud, kes on rämedalt spämminud kõik need 2 nädalat, sellepärast ma ei ole ühtegi oma... Kui sa Facebookis saad nagu teavitused postituse kohta välja lülitada, siis ma ei leidnud seda kohta, kus saaks Instagramis konkreetse postituse teavitused välja lülitada. 2 nädalat ma olen jäänud ilma kõikidest oma Instagrami mingisugustest teavitustest ja vahepeal avastan, et keegi on midagi kuhu kirjutanud, nii et ma ei ole lihtsalt ülbe, ma ei näinud, sest loosimäng käib. Prioriteedid. See oli crazy, nagu iga päev mingi 100 kommentaari vähemalt tuli. Palju neid tuli siis? 1000 tuli kokku või? 1200 kommentaari peaaegu. Paljud ikkagi spämmisid ka seal. Aga no, vaata, ta scrollib seal neid, las ta scrollib, las ta viskab.
Teile tuleb see ilmselt ikkagi kasuks, et seal 18 korda mul kommenteerisid. jookseb telefon kokku juba vahepeal. Pärast seda Poola pidu küll, noh. Ma pean uue telefoni ostma, keegi... Anna minna nüüd, noh. Kas sa panid praegu ajalises järjekorras või parimad enne või mis? Ma ei tea, kuidas siin on. Vaata algusest uuestis. Ma ei jõua alguses tagasi kerida enam. Palju on siis praegu? Ei näita, jah? No ikka on. Anna minna veel. Kuidas ööliblikapidu läks siis? Inimesed ei teagi, mis ööliblikapidu. Aga jah, eelmine nädal tegime ööliblikas kolleegidega pidu. Põlva linnapäevad olid. Käisime vaatamas metsatöllu. Pane alguses tagasi. No. Metsatöllu, justamenti, ma ei tea, mida kõike me seal vaatasime. Ei, tore oli. Stop. Oota. You had one job. Miks ta ei näita mulle kõiki kommentaare? Ta näitab for you, most recent, meta verified. Most recent siis või? Ei, ta näitab mulle ainult kõige Pane all comments. Mul ei ole sükest valikut. Sa oled võib-olla pooled ära blokkinud juba. Mina või? Saab ka nii teha või? Šakalid saavad kõike teha. Aga äkki... 1000, oh my god, nii palju. See on crazy. Sul äkki on parem scrollida või? Mis asi metavert? Mis asja? Või peaks laskma ikkagi teha sellel veebisaidil random pikka vinneri? Tead, ma arvan, et kõige ausam on nii. Sest mul ei ole ka seda varianti, et me saaks nagu... Ma mõtlen ka, aga kas... ikka saab ju. Kui sa võtad most recent ja hakkad minema, siis ongi. Siis ta on nagu ajalises järjekorras, kes viimati kommenteerib. Scrollid niimoodi kuigi esimeste kommentaarideni. Ja. Tahad ise scrollida või? No, sul on juba näpud soojad, anna minna. No, mul läheb aega enne, kui ma selle postituse lahti saan. Anna, ma scrollin sul sealt. Ütle stopp. Ma juba vaatan seda videot, issand, kui ilus mees ma olen. Me salvestame praegu 12:30 õhtul, nii et me mõlemad oleme väga väsinud. Möödunud nädalal ma sain kolmapäevast laupäevani, kus juures mingi 10 tundi und ainult. Oli tore Markusega koos hommikutundideni olla stuudios või? Ei, me ei olnud stuudios, mis asja, kus juures viimati ma käisingi stuudios. Äkki siis, kui me salvestasime eelmist episoodi. Pole lihtsalt jõudnud. Ei, ma mõtlesin nagu raadiostuudios. Raadiostuudios. Aga tead, mis see sinu asi on? Tule raadiosse ka vahepeal, siis saad teada, kus meil seal läheb. Ma ei taha tulla sinna. Sa ei viitsi tööl käia, jah? Ma tahan näpuga... Ma olen lombakas. Ma tahan näpuga vibutada siin enne, kui ma tulen. Ei, no tule. Meil on kõik uus äge tehnika ja kõik on vinge. Ja me otsime uut saatejuhti ka. Jah, tulge tööle. Ehtel on nii pikalt eemal olnud, et meil ei jää midagi üle, et on vaja uut saatejuhti. Me ei saa lihtsalt ilma Ehtelit hakkama. Oota, aga mina praegu scrollingis või? Ma mõtlengi, et mis sa teed? Ma scrollin ja lükkan praegu kogu aeg. Võtan siis ise stopp või? Ma tõmban äkki lõppu ära ja siis on nagu kõik ära loaditud ja siis või? Siis ma olen nagu edasi tagasi igale poole. Jah. Aga mulle ikka meeldis see, kuidas reklaam jookseb, et Ehtel Hainsoo, Simon J ja siis keegi veel ja siis... Sa ei pea expose ima kõike seda ka nagu. Ise ei tulnud kohale ja expose ei saatnud mulle helikopterit järgi, ma ootasin. Meil on niigi ainult üks. Me ei saa riskida sellega. Aga jaa, mis me veel tegime? Sa tõmbaks kohe mingi tobi ette seal ja mingi Poola palsam. Poolas ma ostsin veipi ja veibipoes enam ei müüda Poolas ühekordseid. Need, mis on see vahepeal... See tossav, jah, see ühekordne. Mõtlesime, et ostame on ju pundi peal, et teeme ühe. Ja tuli välja, et siis veibipoest ei saa osta neid ühekordseid, et sa pead ostma mingi laetav asja, kuhu läks mingi maitsega asi külge. Ja siis ma ütlesin selle poemüüjale, et mul pole õrna aimugi, kuhu need kaks käivad. Palun tegele nendega. Ja siis poemüüjal käed värisesid ja siis üritas neid kokku panna ja surus ja värki. Siis lõpuks sai selle kokku ära, andis mulle ja maksin mingi 9 € selle veibi eest. Ja siis läksime välja, tõmbad seda ja siuke kuradi nagu tõmbaks vingu gaasi otse kopsu ja ma olin jumala vihane, mõtlesin, et tuleb ära prügikasti visata ja siis mingi 2 päeva proovisime ikkagi, et äkki läheb paremaks, midagi ei muutunud ja siis mul see... Kuule, ma olen lõpus, nüüd näitab juba 2 weeks. Sugulane ütles, et anna siia, siis keeras
ja siis ta sai lahti ja siis kuidagi paremini kokku ja siis hakkas lõpuks seda Coca-Cola maitset ka tulema sealt. Kuule, ma olen lõpus. Oota? Loodis ikka veel natuke. Nüüd vist on lõpp. Jah, nüüd on lõpp. Nüüd on lõpp. Ja ma hakkan siis minema nüüd alguses, nüüd on kõik ära loaditud ja ma tõmban siit korralikult niimoodi. Noh, ütle siis. Ma olen nüüd alguses juba. Oda, ma lähen tagasi. DJ Ehtel Hainsoo. Meie esimene loosimäng ja loosimäng on meil sponsoreeritud meil Lumiorava poolt. Lumiorav on andnud meile ka siin igas saates siis meie kirjade saatjatele, voice'i saatjatele ära kastitäis Lumioravat, ise saate valida, millist maitset soovite. Lumioravas on 0 kilokalorit, Lumioraval on väga palju häid maitseid ja Lumioravat oleme siin väga palju ka saanud jagada. Ja 2 nädalat on meil loosimäng käinud ja on aeg teavitada meie tänane võitja ja siit läheb stopp! Ja tänane võitja on, pane see Hanna Tamm! Hanna Tamm! Palju õnne! Palju õnne, pane talle kohe kommentaar ka vastu, et oled võitnud. Muidu... Hanna Tamm. Hanna Tamm. Ma panen sinna tähekese. Pane täheke ja ma ei tea, kuidas me ta üles tegema. Ta on tääginud sõbraga ära või sõbranna. Terje. Terje. Terje, pool kasti on sinu. Kirjuta Hannale, et on siia. Aga pärast leiame üles selle on ju. Ma panin siia niimoodi, et Hanna Tamme siis panin need celebrating smile'id. Jah, ja siis teeme story'd ka varsti, me täna ei jõua enam, aga mulle täitsa see magneesiumi puudus andis tunda, kui ma seal soolakaevandustes nendel meeletud... Siis annab siiamaani tunda sul. Ja mu keha on nii kurnatud, mul oli siuke dehüdreerumine nende päevade jooksul, et kui ma muidu jõin ilusti 2 liitrit vett iga päev, ma jõin ainult piiva ja aperol. Ainult piima. Piiva. Piima ja aperol. Ainult piima ja aperol. Kohtume teiega juba nädal aega vähem kui tund aega. This week has been a long year. Sometimes lose, always win. Yes. Next time we come again. Don't drink Lumiorav. Teeks siis sellisega saadet. Vaatame, et need mikrofonid rohkem maha ei kuku meil. Oled näinud mingit podcasti, kus kellelgi mikker kukub maha? Ma ei ole midagi pandel kinni. Pane kinni! Appi!